Hei, sa kuulad turundusettevõtlussaadet IDEA 360, kus inspireerime, anname nõu ja jagame kogemusi ettevõtlusega seotud teemadel. Septembris räägime andmetest, privaatsusest ja GDPR-ist. See on sarja teine saade. Tere, mina olen Joosep Lasman. Täna töötan IDEAs analüütika tiimliidina ja olen lisaks Ask Robinis kaasasutaja. Eelnevalt olen analüüsinud näiteks Apotheka, Eesti Energia ja Omniva klientide käitumist. Tänases saates küsime, kuidas toimub andmeanalüüs tänapäeval. Me ei ütle enam, kuidas või mis täpselt tulemust me tahame, vaid pigem me ütleme, et mis on see funktsioon, mis kirjeldab meie heaolu selle asja lõpus. Uurime, kui palju peaks olema ettevõttel kliente, et nendelt kogutud andmetega midagi peale hakata. Tuhandete klientide pealt on mõttekas vaadata andmetele peale ja hakata looma esimesi seoseid. Ja heidame pilguga andmete omamise ühe keerulisemasse maailma. Kuna su sõbrad teavad sinu kohta midagi, nagu näiteks telefoninumbrid, siis see ei ole sinu info, et öelda, et kustuta mu sõbra telefonist minu telefoninumber ära. Värske IDEA 360 jõuab sinuni igal teisipäeval. Leiad meid äppide ja platvormide kaudu, kust oled harjunud podcaste saama. Saate toob sinuni turundus- ja kommunikatsiooniagentuur IDEA. Minu nimi on Kuldar Kullasse. Eelmises saates rääkis Peeter Marvet, et inimeste teadlikkuse andmetest kui sellistest on viimastel aastatel oluliselt kasvanud. Oma tõuke andis sellele kevadel kindlasti ka GDPR jõustumine, mis sunnib ettevõtjaid kriitilise pilguga nende käsutuses olevaid andmeid üle vaatama. See, mida andmetega teha saab, on aga paljuski seotud näiteks arvutusvõimsusega, mis on kasvanud astronoomilise tempoga. Analüüsiks, mis varem võttis aega nädalaid, kuid või isegi aastaid, kulub tänapäeval sekundi murdosa. See omakorda tähendab, et andmeid kasutatakse väga palju ja need mõjutavad otseselt meie elu. Joosep, räägi lühidalt, mis asi see andmeanalüüs on? No ma arvan, et see, kuidas sa selle sissejuhatuses ka kokku võtsid, on väga hea kirjeldus sellel, kuidas see valdkond on arenenud. Et 20 aastat tagasi tegelikult enamik andmeanalüüsist tehti inimese poolt ja väga vähe kasutati arvutusvõimsust. Viimase 10 aasta jooksul on vastupidiselt inimene enam ei suuda hoomata andmeid ja seal olevaid seoseid ja üha rohkem antakse see masina kätte, kes siis ise teeb neid järeldusi. Aga ikkagi ka see, mida me käsitleme andmena, on muutunud palju, et see ei ole ju ainult see, et kui vana ma olen, vaid see võib olla ka foto Facebookis. Jah, see on üks asi, mis on suuresti muutunud, et kui 20-30 aastat tagasi vaadati andmeid niimoodi, et mis me tahame maha salvestada, siis tänapäeval, kuna mahud on läinud hästi suureks, andmete salvestamine ja hoidmine on väga odav, siis me tegelikult räägime sellest, et kõik andmed salvestatakse maha ja siis tekivad just sellised, ütleme, struktureerimata andmed või big data, et kus me tegelikult enam ei ütle ette, mis struktuuriga on andmed, vaid me salvestame maha kõike ja pärast laseme masinal seal seoseid otsida. Kas me jõuame siin juba päris kiiresti ka selleni, et masin ise nagu õpib, et mida ta analüüsima hakkab, sest et üldiselt me peaksime ju andma talle käsu, et analüüsi nüüd see hunnik andmeid läbi, sest meil on mingi hüpotees, mida me üritame tõestada. Samas see andmete hulk ja arvutusvõimsus on juba nii suur, et siin see inimese sisend tundub olema niimoodi pidurdav faktor natukene. Jah, see on kindlasti, see sõltub sellest, kui palju on andmed ja kui keerulised on andmed. Kõige lihtsam viis andmeid analüüsida on see, kui inimene vaatab sinna peale ja teeb visuaalset otsuse. Nüüd, kui andmemahud lähevad suureks, siis me ei suuda enam mitme mõõtmelises ruumis tegelikult andmeid visualiseerida, mis tähendab seda, et meil ei ole võimalik inimeselt nagu visuaalset otsust teha. Ja sealt edasi tegelikult on see, kus me anname andmed masinale ja kõigepealt ütleme, et mida ta peaks otsima, mis seost. Või tegelikult need keerulisemad tänapäeva probleemid on niimoodi, et me ei ütle enam, kuidas või mis täpselt tulemust me tahame, vaid pigem me ütleme, et mis on see funktsioon, mis kirjeldab meie heaolu selle asja lõpus. Saad sa võib-olla mõne näite tuua kas või oma senisest tegevusest, et milliseid analüüse sa ise nagu juhtinud ja läbi viinud oled?
Ma olen pigem Eesti ettevõtetega tegelenud sellel tasemel, et kõigepealt analüüsida ise andmeid ja saada aru, mis seosed on nagu sellisel laialt skaalal. Ja siis masina poolt nagu tegelikult need fine tune'ida või selles mõttes, et ajada detailsemaks, et seal ei pea nii väga ise arvama, mis see õige number peab olema, aga et masin saaks pikas plaanis kõige parema vastuse. Näited on see, et 2 aastat tagasi tegime Kredit24-ga kliendibaasi segmenteerimise, kus me tegelikult andmete pealt tegime otsuse, millised kliendisegmendid on nende toote käitumise järgi. Seal algselt me defineerisime eesmärgi, mille järgi me tahame kliendi käitumist mõõta ja siis tegelikult joonistusid välja läbi, seal me kasutasime decision treesid, läbi selle, mis kliendisegmendid ja kuidas nad tegelikult erinevalt käituvad ja kui palju ka lõpuks nad tulemust mõjutavad. Kui palju neid andmeid peab olema, et sinu kirjeldatud analüüsi on mõttekas teha, seal on mingi kriitiline mass? Ütleme niimoodi, et selleks, et hakata seoseid looma, alati on, mida rohkem andmeid, seda parem. Me räägime siin tuhandetest klientidest. Tuhandete klientide pealt on mõttekas vaadata andmetele peale ja hakata looma esimesi seoseid. Kui me tahame mingeid masinõppe algoritme kasutada, siis me tegelikult peaksime rääkima kümnetest tuhandetest klientidest, heal juhul sadadest tuhandetest transaktsioonidest. Oluline on aru saada, et isegi kui kliendibaas on 100 000, siis tegelikult segmendid, mis sealt välja joonistuvad, erinevad käitumislikud segmendid, tavaliselt kõige suurem segment ei ole rohkem kui 30% sellest kliendibaasist. Ehk siis 10 000 inimesega kliendibaasi pealt suure tõenäosusega ei tule masinõppe vaatest midagi välja, aga kindlasti on oluliselt võimalik teha otsuseid andmeid visualiseerides, andmeid, ütleme niimoodi, analüütiku poolt analüüsides. Me põhimõtteliselt räägime sellistest ettevõtetest, kellel on tõesti siis 10 000, 100 000 kliente, need on telkod, jaekaubandus, pangandus, aga kui ma nüüd olen väiksem ettevõtja, mida minul oleks siis võimalik sellisest andmeanalüüsi mõtlemisega nagu peale hakata, et kas ma saaksin seda rakendada ka nagu väiksemal skaalal? Jah, kindlasti selles mõttes, et see, miks täna pangad, finantssektor, eriti telkod ja ka jaekaubandus selles eesrinnas on just sellepärast, neil on hästi palju andmeid. Et väiksematel, mida on võimalik õppida, on tegelikult vaadata, mida suuremad teevad. Et enamik trende on olemas ka väikestes, aga lihtsalt kui see anda masinale kätte, siis masin ei suuda piisava kindlusega neid trende välja joonistada. Ehk siis, et kui ütleme, et kui kliendibaas on 100 000 asemel, siis võib olla 100 klienti, kes käituvad sarnaselt, aga masin arvab, et see ei ole piisav hulk, et teha mingit konkreetset järeldust või et teha mingit põhjapanevat järeldust. Ja samamoodi, kui siis mõned seal hälbivad selles käitumises, siis see nagu tegelikult segab seda analüüsi väga oluliselt. Ehk siis, et tegelikult kui selline väike keskmine ettevõte, tema peaks kindlasti otsima sellist kompetentsi, vaadates suurte poole, vaadates, mis nemad teevad ja tegelikult siis otsida sammu trende enda seest. Ehk siis, et kui ütleme, suured pangad on liikunud üha rohkem väikelaenude poole, siis sellise väiksemal või keskmisel pangal oleks mõistlik ka seda kaaluda, kui ta näeb enda andmetes sama trendi. See analüüs vanasti ilmselt toimus niimoodi, et ma võtsin need andmed mingisuguses ajahetkes, analüüsisin nad ära, mul oli mingisugune ajaline nihe, seal sain tulemi kätte ja siis ma hakkasin seda rakendama. Kuivõrd palju tänapäeval on sellist 24/7 toimuvat analüüsi, sest et kõik toimub nii kiiresti, arvutusvõimsus justkui võimaldab, et analüüs on nagu selline pidev ongoing protsess. Tänapäeval enamik selliseid masinõppevorme on ikkagist ajaloolist andmete peal.
jah, see läheb üha kiiremaks, et mul on võimalik võtta ka eilsed andmed juurde ja kõike see. Miks tavaliselt seda ei panda ise õppima, on see, et need algoritmid, mis ise õpivad reaalajas, on täna veel suuresti katsetamata. Ja kui sa teed selliseid otsuseid nagu krediidiotsus, siis sa võib-olla ei taha, sul on väga kallis see, kui arvuti teeb vale otsuse sellepärast, et algoritm kuidagi arvas, et see oleks praegu hea. Et pigem on täna see, et ehitatakse hästi palju süsteeme, mis on analüüsinud ajaloolised andmeid ja neid uuendatakse järjepidevalt. Aga seal vahel on inimfaktor, kes siis tegelikult vaatab sinna peale, et ahah, tegelikult on loogiline või benchmargitakse vastu mingit teist arvutust. Selliseid süsteeme, need süsteemid tähendab, mis jooksvalt juurde õpivad, need on väga innovaatilised, neid on väga pigem vähe, aga neid ka kindlasti on. Et mingitel hetkedel, kus ma arvan, et sellised suured ettevõtted nagu Amazonid ja Google'id, neil on lihtsalt see, et see inimese, kuna nende algoritmid on juba nii, või ütleme niimoodi, et nende algoritmid ei kirjelda enam seda loogilist mõttekäiku, siis see inimese seal vahelolek ei anna suurt võitu. Ja neil tuleb nii palju andmeid kogu aeg massiliselt juurde, et nad ongi öelnud, et et tegelikult need otsused tuleb teha järjepidevalt õppides kogu aeg juurde. Kindlasti seal on natuke ka see, et need otsused, mis Amazon näiteks soovitab ostukorvi juurde, et need ei ole sellise kriitilise kuluga. Kui sa teed vale otsuse, siis sinu kulu on tegelikult 0 või alternatiivkulu, tulu puudub. Aga sellest masinõppest võiks natukene rääkida, see on olnud selline trendisõna juba viimased paar aastat. Samas sa ütlesid, et andmeanalüüsis täna seda veel liiga palju ei kasutatud, need on läbi testimata ja pigem ilmselt ka andmehulgad, mida analüüsida, peaksid olema nagu oluliselt suuremad, kui see tavalisel Eesti ettevõttele nagu kättesaadav on. Aga kuidas see lihtsustatuna rääkides toimib? Kuidas masin õpib? Siin on nüüd, kuna ta on selline natuke trendisõna, siis siin on seinast seina arusaamine, mis asi on masinõpe. Et ühelt poolt me räägime sellest, et krediidi hindamismudelid, mis juba 70-ndatel hakati masina poolt õppima, on väga selge eesmärgiga, näiteks siis vältida pettusi, et need on tegelikult masinõppe kõige esimesem vorm. Sa annad ette konkreetse eesmärgi ja sa ütled, et õpi ära kõik tunnused, mis viitavad pettusele. Teiselt poolt on selliseid asju nagu teeb Starship, kus ta tegelikult pildi pealt loeb välja, mis objektid on, hindab ära, kui kaugel ta tegelikult erinevatest objektidest on. Et see on selline teine ekstreemsus masinõppest. Seal on oluline vahe andmehulgas. Et kui me räägime sellisest traditsioonilised skooringu mudelid või ütleme lihtsamad masinõppemudelid, siis me räägime ikkagi siin 10 000-st, 50 000-st andmepunktist, mille pealt hinnata. Kui me räägime pildituvastusest, siis me internetis on saadaval suur hunnik andmeid, mille peal testitakse tegelikult ja kust õpitakse, sellepärast, et on vähe kohti, kus on kirjeldatud ära, mis on pildil ja tegelikult pildiga koos. Et siin on raske ühest vastust anda. Ma ütleks, et keskmine ettevõte saab kasutada masinõpet, aga lihtsalt see ei ole siis see, et masin iga päev õpib ümber, vaid tegelikult tehakse järeldused ajalooliste andmete pealt, siis see salvestatakse selliseks masinamudeliks ja selle pealt tegelikult saab teha tulevikus siis kas otsustust või ütleme hinnangut. Teine moesõna on big data. Kuidas sa seda lühidalt kirjeldaks? Mis asi see on ja millest see koosneb? Big datast, nagu me eelnevalt juba natuke mainisime, siis big data on tegelikult andmete vorm. Big dataks kirjeldatakse andmeid, mis ei ole salvestatud traditsioonilisel kujul, vaid tegelikult on selline andmete mõistes struktureerimata, et sul ei pea alati olema telefoninumber, aga sul võib olla telefoninumber. See, miks seda valdkonda väga palju esile tõstetakse, on see, et
see on keeruline probleem, sest siis tavalised masinõppe sellised algoritmid ei ole enam nii lihtsad. Aga et kui tegelikult, kui me mõtleme ettevõtte peale ja mõtleme kogu data peale, mis ta genereerib, müügikõned, e-mailid enda vahel, e-mailid väliste partnerite, kõige sellega, et kui meil selle pealt oleks võimalik hinnata, kas ettevõtte hetkeseisu või tulusid 3 kuu pärast, siis see andmehulk on nagu oluliselt suurem kui see, mis tavaliselt kuskil serveris hoitakse. Et big data, miks ta buzzwordiks on saanud, on sellepärast, et kui me suudaks kõiki struktureerimata andmeid töödelda sama efektiivselt, kui me täna töötleme juba struktureeritud andmeid, siis tegelikult see andmehulk oleks kõikides ettevõttes selline, et võiks kasutada masinõpet. Need andmed, mida analüüsida, kuidas need tekivad, et ühest küljest on andmed, mida inimesed teadlikult annavad, registreerudes kuhugi, ükskõik mil moel ise teadlikult ennast andmeid jättes, teised asjad on siis ütleme sellised käitumuslikud tegevused, mis salvestuvad ütleme serveritesse internetis kolades on ja siis on need andmed, et võttes nüüd siia kõrvale veel selle GDPR-i, mis justkui peaks andma eraisikutele võimaluse oma andmetest paremat ülevaadet omada, neilt kustutada. Tundub nagu päris segane maailm juba vaikselt, et minul kui tavalisel inimesel ei ole ju võimalik hoomata, mida ma andmetena üldse kuhugi jätan ja mida sellega tehakse või on see kuidagi võimalik? Ütleme mina olen eeldusena võtnud, et kõik, mis ma kuhugi sisestan või kõik kuhugi maha jätan, see on võimalik maha kirjutada. Ehk siis kõige lihtsam asi, et veebibrauser salvestab tegelikult seda ajalugu, isegi kui me talle ei ütle, et salvesta ajalugu. No pigem on ettevõtete pool see otsus, mida nad otsustavad korjata ja siin on ettevõtted väga erinevad. Paar aastat tagasi oli väga suur probleem iPhone'idel see, et kõik äpid võisid lugeda inimese asukohta isegi ilma selleta, et inimesel oleks äpp lahti, mis tähendas seda, et tegelikult kõik, kes ehitasid enda läpi, said teada, kus sa asud iga kell ja võisid seda iga kell küsida. Nüüd see keerati kinni, seal oli oluline roll tegelikult selle pealt, et Apple tegi otsuse, et inimene peab aru saama, mis andmeid ta kuhu annab. Et ma arvan, et täna lõpuni aru saada seda, kes kui palju sinu kohta andmeid omab, on keeruline, aga kindlasti see GDPR teeb selle lihtsamaks selle koha pealt, et sul on alati võimalik küsida. Ma just tavatarbijate seisukohast mõtlen ka seda, me oleme väga palju juba harjunud seda, et registreerime erinevate teenuste juurde näiteks läbi Facebooki, et see tegelikult vaevalt, et me oleme need tingimused läbi lugenud, et millised andmed, kes kuhu salvestuvad ja Facebook saab aina targemaks ja targemaks ja targemaks isegi oma platvormi justkui väliselt, on ju. Jah, seal on, see on üks kindlasti, et jagatakse läbi Facebooki. Teine asi, mida Facebook väga oluliselt teeb, on, ta toob uudiseid näiteks enda platvormile. Et kui sa Facebooki äpi sees liigud, siis sa tegelikult populaarsemate uudiste saitide puhul ei lähe sealt välja. Vaid sul tekib väike pop-up paken, mis tundub nagu ta läheks välja, aga tegelikult see on Facebooki enda nagu framework, kus sees ta tegelikult saab aru, mida sulle näidati, mille peale sa edasi klikkisid, kui palju sa midagi lugesid ja kõike seda. Et nemad ilmselgelt tahavad, et nende platvorm saaks nagu keskseks info jagamiseks või ütleme sotsiaalvõrgustikuks. Facebooki puhul oluline veel võib-olla oli või ütleme, selline huvitav fakt oli umbes aasta tagasi tuli välja nad ise kutsusid seda shadow profiiliks, mis oli tegelikult kohtuvaidlus, keegi tahtis, et tema kohta kustutatakse ära e-mail ja telefoninumber. Ja Facebook vaidles, või ma ei tea, kes kohtus läks, aga Facebook vaidles selle põhjal, et ta ütles, et ta on ära kustutanud. Aga kuna su sõbrad teavad sinu kohta midagi, nagu näiteks telefoninumbrit, siis see ei ole sinu info,
et öelda, et kustuta mu sõbra telefonist minu telefoninumber ära. Ehk siis, et seal tekib selliseid kohti, et kui piisavalt palju inimesi teab, kus sa tegelikult oled, siis sinu asukoht ei ole mitte ainult sinu teadmine enam, vaid see on selline ümbruskonna, ütleme, network'i teadmine. See avab täiesti siukseid uusi ja lõputuid vaidlusi ja arusaama üldse, kuidas elu käib ja mis õigused ja võimalused meil on. Facebook on kindlasti üks selline andmekoguja, kelle puhul on juba ka erinevad institutsioonid nagu märganud ohtu, et sellel on potentsiaali käest ära minna, sest see mõju inimestele, kes ei teadvusta veel seda, mis infot neile kuvatakse, mis alustel see, ehk siis see manipuleerimise võimalus on nagu väga suur, aga kui me tõmbame nüüd selle skaala nagu väiksemaks tagasi sellisele Eesti Harju keskmisele ettevõtjale, kelle ambitsioon ei ole koguda nii palju andmeid kui Facebook, et mis on sinu soovitus, kuidas läheneda sellele, et ettevõtja, kellel on täna võib-olla 100 klienti, tahab kasvada 10 000 peale, ta tahab seda teha efektiivselt, ta tahab teha seda targasti, kuidas ta peaks hakkama nagu oma andmeid analüüsima, mis see lähtekoht peaks olema? No lähtekoht kõikide analüüside ja ütleme ka tulevikus masinõppe suunal on see, et tegelikult andmeid tuleb koguda algusest peale struktureeritult, võimalikult palju. Tänaseks on salvestamine läinud nii odavaks, et 10 euroga saab kuskil pilves juba põhimõtteliselt lõputult ruumi. Ma arvan, et esimene lähtekoht on mõelda läbi need kohad, mida tahta kliendi puhul salvestada kindlasti. Ja siis tegelikult salvestada kõik ülejäänud ka, kas siis mingite logide või ütleme struktureerimata kujul, et hiljem, kui sa tegelikult saad aru, et ütleme, et kliendi tulemine poodi oli ka oluline sündmus. Veebipoodide puhul, et tuleb lehele ja vaatab midagi, siis see näitab tegelikult väga selget huvi. Kui ta otsis ja vaatas midagi, siis see näitab väga nagu suunatud huvi. Et minu soovitus oleks see, et koguda nii palju kui võimalik struktureeritult, kõik ülejäänud struktureerimata, sellepärast, et kunagi ei tea, mis tulevikus vaja läheb. Ja kui siis on jõutud kasvada 50 000-ni, siis kindlasti hakata juba inimese abil insighti sealt nendest andmetest välja võtma. Ma arvan, et kuskil 5000 kliendibaas on juba selline, kus inimene saaks peale vaadata ja öelda, et okei, me näeme mingeid trende, me ei saa öelda, et need on kindlad trendid, aga me vähemalt teame, et mingi siuke suund on olemas. Ja sellel oma veebilehel, oma e-poes tuleks tarbijale sellest märku anda, et neid andmeid kogutakse. Et see ei tohiks olla nii-öelda salaja tegevus. Enamik veebilehti pärast GDPR-i tegelikult annab sulle pop-upi valikuga, et kas see on okei või ma lähen ära. Sest tegelikult on väga raske teha sellist asja, et poolte kohta sa midagi korjad, teiste kohta sa ütled, et see ei ole okei. Et suuremad, kellel on võimalus, tegelikult teevad seda, et nad ütlevad, annavad märku, et me niimoodi teeme, kui sa ei taha mine ära. Väiksemate puhul täna sa pead andma accept'i. Suur osa inimestest tegelikult kas ei taju seda või ei näe selles nii suurt ohtu, et tegelikult nende ajalukku kasutatakse sellest, et tulevikus teha ju teenust paremaks. No jah, mulle tundub ka, et isegi kui need pop-upid enne 25. mail oli see vist ja olid need pop-upid natuke väiksemad, teadsid lihtsalt, et meil on lehel küpsised, nüüd on natukene suuremad, nüüd on seal erinevad linnukesi võimalik teha, et ma tahan, et kogutaks seda. Ei ole küll näinud ühtegi uuringut, aga huvitav oleks näha, kui palju inimesed teadlikult neid valikuid seal teevad, et see kipub vist ikkagi, et läheb kinni, mul kiiresti saake, ma tahan sinna lehel edasi toimetada ja ei teadvustata seda otseselt, et millega ma just nagu nõusoleku andsin. Ma arvan, et see on kindlasti üks oluline osa, teine osa on see, et tegelikult neid andmeid või seda andmetöötlust ei ole tegelikult täna kuritarvitatud. Enamik ettevõtteid tegelikult kasutab neid andmeid selleks, et teha veebilehte mugavamaks, vaadata, kuhu inimesed kinni jäävad, äkki pakud neile abi, ühesõnaga parandada enda teenust selleks, et enamik inimesi jõuaks ostuprotsessini või mis iganes teenuse protsess seal on. Et sellist asja nagu ütleme, võib-olla science fiction filmides on, et keegi paneb sind nüüd ostma sellepärast, et tal on hästi palju andmeid. Seda on tegelikult ikka vähe. Ka Amazonis need soovitused on sellised, et mida ostetakse koos
sellepärast ma tean, et minevikus on selliseid oste koos tehtud. Et ma mitte ei sunni sind ostma, vaid ma näitan sulle, mis sul võis meelest ära minna. Amazoni puhul küll, ma ei tea, kas see on nüüd nagu töösse läinud, mälu järgi umbes aasta eest äkki räägiti sellest, et analüüsides su ostukäitumist nad hakkavad saatma kaupa vaheladudesse ette. Et kui ma olen ikkagi näiteks PlayStationi mänge ostnud ja uus PlayStation tuleb välja, siis tal on tõenäoliselt mõttekas see mulle lähedal asuvasse lattu igaks juhuks ära saata. Et selliseid asju võib ilmselt juba tänapäeval näha. Ja kindlasti nad teevad selliseid asju, sellest võib-olla räägitakse vähem, aga see läheb täpselt samamoodi jälle tegelikult teenuse parandamisse. Sellepärast, et kui sa tegelikult tahad siis seda PlayStationit osta, siis enamik neist PlayStationi fännidest kindlasti ei taha oodata 6 aega selleks, et see sinna lattu jõuaks. Et see on üha mugavam on see, et nagu teenus on kättesaadav sellel hetkel, kui sa seda täpselt vaja. Selles spektrumi teises otsas on muidugi siis ütleme selline natukene paranoilisem lähenemine või arusaam või kartus, millele ütleme Cambridge Analytica puhul on muidugi näidatud, et see võib nii minna, et ehk et meeletu andmeanalüüs, tänu millele on võimalik väga personaalseid sõnumeid luua kuni visuaalsete lahendusteni välja ja mõjutada inimeste käitumist nagu seeläbi, et ütleme, ulmesõbrad, kes Netflixis Black Mirrorit vaatavad, mõtlevad, et 3 aastat ja me oleme seal. Selles mõttes, et vastus on, ma arvan jah, et andmeid saab halvasti kuritarvitada. Et see, mis Cambridge Analyticaga juhtus, oli tegelikult see, et nad tegid väga hea segmenteerimise ja siis tegelikult suunasid need sõnumid osaliselt ka, ütleme, mitte tõeseid sõnumeid teatud gruppidele, kes tundusid rohkem mõjutatavad. Jah, on võimalik andmeid halvasti ära kasutada. Enamik ettevõtteid täna seda siiski ei tee. No see on kallis ka, ütleme, et see mastaap, mis seal toimus. See, mis, kui me vaatame Black Mirrorit ja neid, ütleme, natukene selliseid laiema mastaabiga sotsiaalanalüüse või kõik selliseid asju, siis ma arvan, et seal kohas täna meil ei ole veel võimekust andmeid sellisel tasemel analüüsida. Mis ei tähenda, et 3-5 aasta pärast seda ei... No just vaadates, kuidas arvutusvõimsus kasvab lihtsalt. See on jah, arvutusvõimsus, aga see on ka tegelikult üks nendest probleemidest, millega big data tegeleb. Et kuidas võtta, me teame, et meie kõikide kohta on olemas see... mida me näiteks telefonis kirjutame, mida me internetist vaatame, kui meil oleks võimalik kogu päev kokku siduda, mis on struktureerimata andmed, ja siis neid analüüsida kuidagi efektiivselt, siis meil oleks võimalik nagu sotsiaalset skoori anda või midagi sellist. Et täna me oleme sellest ikkagi natuke kaugel. Lõpetuseks, Joosep, tootsa veel mõned huvitavamad näited sellest samast machine learningust, mis Eestis või ka välismaal on tehtud või andmeanalüüsidest ja sellest teadmistest tulenevaid teenuseid või tootearendusi? Ma arvan, et väga paljudest me juba rääkisime. Kindlasti need suuremad ettevõtted on need, kes teevad väga palju sellist asja, millest nad täna veel ei räägi, et kuskil broadcastis just Google mainis, et neil on umbes 5000 machine learning algoritmi, mis töötab üle teenuste. Ehk siis, et võib-olla põnevamad sealt, mida tähele panna, on see, et kui Gmailis teha lahti kiri suusatamise kohta, siis pakutakse sulle selle teemalisi sihitud reklaame. Retaili poole pealt või jaeri poole pealt ma tean, et Tesco kasutab ladude optimeerimiseks machine learning algoritme või selliseid optimeerimise algoritme, mis arvestavad nii riknemistega, kui palju on ruumi kuskil poodides, kui kiiresti ostetakse ja ka see tegelikult, et ta võtab arvesse seda, et mis on ilmaprognoos ja kuidas siis tegelikult toidu ostukäitumine muutub. Et neil oli siin nüüd juba päris mitu aastat tagasi suur success story sellega, et nad nägid ette esimest sooja nädalavahetust,
kui kõikidest teistest poodidest sai grillliha otsa, siis kevadel kõik läksid grillima ja neil oli selles mõttes väga suur hüpe, sellepärast et nad suutsid seda ette näha. See jaekaubanduse näide ilmselt selline mudel, mis sa praegu kirjeldasid, on tegelikult kohaldatav ka Eestis, sest siin on need andmemahud kõik olemas, et meid on piisavalt palju ja poodides käib piisavalt rahvast ja ostab piisavalt palju kaupa. Et see suvi, mis oli ilmselgelt erandlikult kuum, pikk ja päiksepaisteline, me nägime, et jäätiseletid on tühjad, päiksekreemi polnud mais saada, et see, mis sa kirjeldasid, oli ka üks esimesi neid mõtteid minul, kus tundus, et issand jumal, see andmete hulk, mis neil on, võttes kõrvale siis ütleme tõesti ilmateate või muud näitajad, mida on võimalik siis nii-öelda samas ajalises aknas toimunud sündmusi hakata siis võrdlema teist tüüpi sündmustega, sealt nagu hakata tuletama, justkui võimaldaks neid voogusid ikka väga hästi juhtida. Ma olen nõus, et siin kindlasti on võimalik paremini teha. Võrreldes muidugi Tescoga on meie ketid ikkagi natuke väiksemad. Aga siiski. Jah, aga siiski. Mida ma kindlasti soovitan teha, on vaadata tegelikult, mida teevad suured, kuhu suured panustavad enda aega machine learning osas just ja siis üritada aru saada, et kas enda ettevõttes on samasugused trendid, sellepärast et suure tõenäosusega enamik käitumislikke trende on sarnased, lihtsalt väikestes ettevõtetes või väiksemates ettevõtetes ei hüppa need nagu kohe näkku. Sellest, kuidas andmeid kasutatakse Eesti jaekaubanduses, sellest me järgmine podcasti episood ka räägime. Joosep, aitäh sulle! Aitäh teile! Aitäh ka sinule, hea kuulaja, et veetsid meiega viimased pool tundi. Järgmises saates uurime, kuidas kasutavad andmeid kaks väga tuntud Eestis tegutsevat kaubandusettevõtet, Rimi ja Home for You. Kuu lõpul on veel üks andmetele keskenduv saade ja siis on fookuses GDPR-i kogemused ja muljed. Saadet saad jagada hõlpsasti jälgides IDEA Eesti Facebooki. Saate valmimisel aitas kaasa Sandra Sulsing, meie disainer on Santino Kalvo. Mina olen saatejuht Kuldar Kullassepp, kohtume nädala pärast.